1917. Aastal rebis Vene revolutsioon Romanovite dünastia tükkideks. 1918. aasta juuliks hukati tsaar Nikolai II ja tema perekond ning paljud teised hukkusid punase terrori ajal. Kuid üks õde, suurvürstinna Olga Aleksandrovna, jäi ellu. Ta elas üle impeeriumi languse, sugulaste tapmise ning põgenes üle mandrite, surres lõpuks Kanadas viimase ellu jäänud tsaarilapsena. Kuidas siis juhtus, et tema pääses, kui peaaegu keegi teine ei pääsenud? Liitu minuga, et teada saada. Suurvürstinna Olga Aleksandrovna Romanova sündis 13. juunil 1882 Peterhofi palees Peterburis, Venemaal. Tema isa oli Venemaa tsaar Aleksander III, kes oli saanud Vene impeeriumi juhiks eelmisel aastal pärast oma isa Aleksander II mõrvamist. Olga ema oli Taani printsess Dagmar, kes pärines uuest Taani kuninglikust perekonnast, mis tuli võimule 1863 aastal, kui tema isa sai Taani kuningaks Kristjan IX. Oluline on märkida, et Kristjan IX lastest olid Aleksandra, kes abielus tulevase Suurbritannia kuninga Edward VII ja Georg I, Kreeka kuningas. Seetõttu oli Olga suguluses kuninglike perekondadega üle kogu Euroopa, mis mõjutas tema hilisemat elu. Ta oli oma vanemate 6 lapsest noorim. Vanim oli Nikolai, tulevane tsaar. Teine poeg, Aleksander, suri imikuna, samas kui teine vend, Georgi, suri oma 20. lõpus. Olga vanuse poolest kõige lähemal olid Mihhail ja Ksenia. Riik, kus Olga üles kasvas, oli väga erinev sellest, milline see oli 78 aastat hiljem, kui ta suri. Kui Olga sündis 1882 aastal, oli pärisorjus, keskaegne tava, mis sidus põllutöölised oma isanda mõisaga, lõpetatud vaid 21 aastat varem. Riik hakkas aeglaselt omaks võtma tööstusrevolutsiooni uuendusi ning Venemaal tekkisid uued poliitilised liikumised nagu kommunism, anarhism ja nihilism. See uus poliitiline radikalism kujundas kogu Olga elunoo. Turvalisus oli Romanovite keiserliku perekonna jaoks väga oluline pärast Olga vanaisa mõrvamist ning teda ja tema õdesid vendi kasvatati maal Katšina palees, mitte Peterburis. Kuigi nad elasid palees, oli nende kasvatus sugugi mitte luksuslik, vaid hoopis karm ja range. Nad magasid kõvadel laagrivooditel, tõusid koidikul, pesid end külma veega ja sõid hommikusöögiks lihtsat putru. Nende haridus keskendus sellistele ainetele nagu ajalugu, geograafia, Kreeka ja Rooma klassika ning mitme Euroopa keele õppimine. Kõik konservatiivses keskkonnas, kus religioonil oli keskne roll. 1888 aasta oktoobris, kui Olga oli 6-aastane, olid tema ja ta perekond rongis, mis naasis reisilt Kaukaasiasse. Keiserlik perekond sõi lõunat restoranvagunis, kui nad äkitselt oma kohtadelt paiskusid. Rong oli suurel kiirusel lähenenud väikesele linnale ja paiskus jõuliselt rööbastelt maha. Tragikaliselt hukkus õnnetuses 21 inimest, kuid Romanovid nende seas ei olnud. Ellujäänud väitsid hiljem, et tsaar ronis purustatud katuse alt välja ja hoidis seda oma tohutu jõuga üleval, et teised saaksid põgeneda. Tõele vastavam oli see, et keisrinna Maria rebis oma riided tükkideks, et haavatuid siduda kaose keskel. Samal ajal kui kuulujutud levisid, et õnnetus polnud juhuslik, hoolimata ametlikest uurimistulemustest, mis tõestasid vastupidist. Siis 1894 aastal suri Olga isa enneaegselt, olles vaid 49-aastane neeruhaiguse tõttu. Emotsionaalne mõju. 12-aastasele Olgale oli traumeeriv. Ta oli oma isaga väga lähedane ja ütles, et ta oli talle kõik. Teisest küljest oli tema suhe emaga palju formaalsem ja vaoshoitum. Aleksandri varajane surm tähendas, et 26-aastasest Nikolaist sai nüüd uus tsaar ning see tõi ka keiserliku perekonna uue põlvkonna pärast pikki aastaid Katšinas eraldatuna olemist poliitilise ja õukonna elu esiplaanile. Olga ei võtnud oma ametlikku debüüti Vene seltskonnas 1890. lõpus hästi vastu. Marsti hakkas tema vastu huvi tundma hertsog Pjotr Aleksandrovitš Oldenburgide dünastiast, kellega ta oli suguluses nii ema kui isa poolt. Ta oli mees, keda tunti tema kiindumuse poolest kirjandusse, hasartmängudesse ja võib-olla ka meestesse.
1901 aastal tegi ta Olgale abielu ettepaneku, mis tuli Vene ühiskonnale suure üllatusena. Ta oli juba üle 30, polnud varem naiste ega abiellumise vastu peaaegu üldse huvi üles näidanud ning arvati, et ta on gei. Nad abiellusid samal aastal. Olga oli vaid 19-aastane, samal ajal kui Peeter oli 33. Siiski arvatakse, et abielu jäi täide viimata ning Peeter astus sellesse tõenäoliselt eesmärgiga saada Vene keisarlikult perekonnalt raha, et tasuda oma ulatuslikud hasartmänguvõlad. Seejärel asusid nad elama 200 toalisse paleesse Peterburis, kus Olgal ja Peetril olid eraldi magamistoad hoone eri otstes. Ta oli tema vastu lahke ja tähelepanelik, kuid Olga igatses armastust, normaalset abielu ja lapsi. Vaatamata tema suhtelisele lahkusele viis see korraldus lõpuks selleni, et Olga muutus sügavalt õnnetuks. Ta langes depressiooni ja hakkas isegi juukseid kaotama, mistõttu pidi mõnda aega parukat kandma. 1903. Aastaks palus Olga lahutust, kuid ta keeldus. Kuid mitte kõik polnud siiski nii sünge ja lootusetu. Nendel aastatel elas suurvürstinna oma venna Nikolai ja tema pere lähedal ning nende side muutus tugevamaks. Ta jumaldas oma arvukaid vennatütreid, viies neid säravatele seltskonnaüritustele Peterburis ja oli eriti kiindunud noorimasse Anastasiasse, oma armsasse ristilapsesse. Olga ja Peeter jäid abielusse kuni 1916 aastani, mil Olga nõudis taas lahutust. Aastaid varem oli ta alustanud suhet Nikolai Kulukovskiga, Vene sõjaväelasega, kes pärines mõisniku perekonnast. Mitme aasta jooksul keeldus Olga vend, tsaar Nikolai, aktsepteerimast tema abiellumist mehega, kes oli nii palju madalamas sotsiaalsest seisusest. Seega lahutas Olga sellele vaatamata Peetrist, abielludes Nikolai Kulukovskiga vaid nädalate jooksul pärast seda, kui Nikolai lõpuks nõustus 1916 aastal oma õe esimese abielu tühistama abielu täide viimata jätmise tõttu. Olgal ja Nikolai Kulukovskil sündisid lühikese aja jooksul 2 poega, Tikon ja Guri, vastavalt 1917 ja 1919 aastal. Kuid need pojad sündisid Venemaa sügava kriisi ajal. Esimene maailmasõda puhkes 1914 aasta suvel, peamiselt Venemaa ja Austria-Ungari impeeriumi rivaalitsemise tõttu mõjuvõimu pärast Balkani piirkonnas. Venelased liitusid liitlasteks Suurbritannia ja Prantsusmaaga, Austria, Türgi ja Saksamaa vastu. Sõda oli Venemaa jaoks katastroof, eriti tsaar Nikolai II juhtimise jaoks. Olgamen kukutati 1917 aasta märtsis konservatiivse revolutsiooni käigus, millele järgnes sama aasta oktoobri lõpus palju radikaalsem kommunistlik revolutsioon. Pärast revolutsiooni piirati Romanovite liikumisvabadust. Seejärel 17. juuli 1918 varahommikul hukati Nikolai II ja tema perekond bolševike poolt Jekaterinburgis jõhkralt. Järgnenud veristel kuudel jälitati, tapeti või sunniti pagendusse teisi Romanovite dünastia liikmeid ja Venemaa aristokraatiat, kui vana impeerium kokku varises. Samal ajal pandi Olga ja tema abikaasa koos õe Ksenia ja nende peredega koduaresti Krimmi poolsaarel. Kui revolutsioon muutus kodusõjaks, levisid kuulujutud eesootavatest hukkamistest ning nende saatus näis peegeldavat Nikolai II ja tema perekonna oma. Ometi jäid nad ellu, päästetud tänu ootamatule võimuvahetusele, kui Krimm läks Valge armee kontrolli alla. Ning lõpuks välisriikide sekkumisele, mis viis nad minema vahetult enne bolševike pealetungi. 1919. aasta novembris alustas perekond oma viimast teekonda läbi kokkuvariseva Venemaa. Revolutsiooniliste vägede lähenedes põgenesid nad viimasel hetkel ja leidsid varju Taani konsuli Thomas Schutteri residentsis. Sealt viidi nad paguluse ebakindlusse, liikudes kuude kaupa läbi Konstantinoopoli ja rahutu Musta mere piirkonna. Pärast aastaid kestnud ümberasumist ja nappe pääsemisi jõudsid Olga, tema abikaasa ja nende noored pojad lõpuks turvalisusesse, asudes esmalt elama Belgradi ja liikudes hiljem edasi põhja poole Taani. Nad saabusid Olga ema kodumaale 1920. aasta lihavõttepühade ajal, kus nad taas ühinesid Dagmariga. Ta oli Venemaalt varem evakueeritud ja saabus Taani Londoni kaudu oma briti sugulaste abiga. Järgmised 28 aastat elasid nad Kopenhaagenis. Olga, tema abikaasa ja nende pojad elasid algul Kopenhaagenis Emelienburgi palees
enne kui kolisid Vidorisse. See oli mõis, mille Olga ema ja tädi olid omandanud juba 1906. aastal suveresidentsiks, et perekond saaks Venemaalt ja Suurbritanniast külla tulla. Pärast seda, kui Olga ema siin 1928. aastal suri, tuli mõis müüa ning tulu jagati Olga ja teiste ellujäänud pereliikmete vahel. Oma osa eest ostis Olga väikese talu nimega Knutsminder Palarupis, Kopenhaageni lähedal. Seal elas endise tsaari õde ja Vene keisri tütar elu, mida võiks ette kujutada. Ta kasvatas oma perekonda 20. lõpus ja 30. aastatel rasket füüsilist tööd tehes. Ta töötas põldudel, hoolitses maja eest ja maalis, et perekonda ülal pidada, võttes omaks lihtsa elu, mis oli kaugel keiserlikust hiilgusest. Ta võõrustas ka paljusid Vene emigrantide kogukonna liikmeid, kes olid põgenenud Taani, Prantsusmaale ja Suurbritanniasse, kui Vene kodusõda 1920 aastate alguses kommunistide võiduga lõppes. Perekond hoidis sidemeid ka Euroopa kuningakodadega, isegi siis, kui endiste Vene kuningliku perekonna liikmete poliitiline tähtsus kogu Euroopas vähenes ja lootused Nõukogude Liidu kukutamiseks hääbusid. Näiteks veetsid Olga, tema abikaasa ja pojad puhkust Rootsis, külastades sageli tulevast kuningas Gustav VI ja tema perekonda, kelle nooremad lapsed olid umbes sama vanad kui Olga ja Nikolai pojad. 1920-ndatel sattus Olga oma surnud vennatütarde ümber tekkinud legendi algfaasidesse. Nikolai ja tema abikaasa tapeti koos kõigi oma lastega revolutsionääride poolt 1918. aasta suvel, Vene kodusõja haripunktis. Kuid alles 1970-ndatel hakkas Nõukogude režiim avaldama üksikasju selle kohta, kus säilmed asusid. Vahepeal levisid teooriad, et üks või mitu Olga vennatütart olid bolševike eest põgenenud ja elasid kusagil Euroopas. Kõige tuntum isik selles osas oli Franziska Šanskovska, petis, kes hakkas 1922 aasta alguses väitma, et ta on Nikolai noorim tütar Anastasia. Olga oli kuulnud Šanskovskast ja 1925 aastal sõitis ta Berliini, et temaga hooldekodus kohtuda. Suurvürstinna ei uskunud kindlasti, et tollal 20. eluaastates noor naine oli tema vennatütar. Näiteks märkis ta hiljem kohtumise kohta, et naine rääkis saksa keelt, mida Anastasia polnud aastaid varem osanud, samas kui ta ei suutnud rääkida vene ega inglise keelt. Vene keel oli Anastasia emakeel ja ta rääkis nooruses ka inglise keelt. Ta märkis ka, et kuigi ta polnud Anastasiat aastaid näinud, ei saanud isegi peaaegu 10 möödumine seletada, kui erinev ta välja nägi. Siiski ei jõudnud Olga järeldusele, et see naine oli petis. Ta uskus hoopis, et naine oli psühholoogiliselt häiritud. Šanskovska oli tõepoolest haige ja veetis suure osa oma elust erinevates vaimuhaiglates, elades hiljem oma elu Ameerika Ühendriikides Anna Andersonina. Kuigi Olga ja tema abikaasa elasid pärast Vene revolutsiooni Taanis suhtelises rahus, kui mitte jõukuses, siis 1939. aastal paiskus Euroopa uude sõtta. Taani ja Norra okupeerisid natsid pärast lühikest sõjalist operatsiooni 1940 aasta aprillis. See tekitas peres pingeid, sest Olga 2 poega, Tikhon ja Kuri, olid selleks ajaks Taani armees sõdurid ning mõlemad sattusid mõneks ajaks sõjavangi. Kui sõda jõudis lõpule 1945 aasta mais, liikusid lääne liitlased ja Nõukogude väed üle Kesk-Euroopa ning püüdsid hõivata võimalikult palju territooriumi. See hõlmas ka venelaste poolt Taani saare Bornholmi okupeerimist, mis asub Rootsist lõunas Läänemeres. Sellised sündmused panid Olga muretsema, et Taani võib ühel päeval sattuda areneva külma sõja käigus Nõukogude mõju alla ning et tema ja tema pere võivad sattuda ohtu. See oli mõistlik mure, vähemalt seni, kuni Joosep Stalin oli Nõukogude Liidu juht. Nii lahkus perekond 1948 aasta suvel Taanist ja reisis esmalt Suurbritanniasse, kus neid võõrustas Hampton Courti lossis Olga nõbu, kuningas Jüri VI. Mõne nädala pärast purjetasid nad taas läände, seekord Kanadasse. Olga elas siin oma ülejäänud elu. Kanadas elasid Olga ja tema suur pere, kuhu 1948 aastaks kuulusid ka Tikhoni ja Kuri naised ning Kuri 2 last, algul Torontos pärast Kanadasse saabumist. Hiljem püüdsid nad taas luua elu, mida nad olid elanud Taanimaal ning ostsid talu Camperville'i lähedal Ontarios. See polnud hea strateegiline samm.
Varsti kolisid Tikhon ja Kuri edasi, et alustada oma elu koos peredega ning Olga ja Nikolai jäid üksi, et proovida talu majandada, kui nad olid juba ligi 70-aastased. Sõjajärgne tööjõupuudus tähendas, et töötajaid oli raske leida ja lõpuks müüsid nad talu maha ning kolisid 1952 aastal tagasi Torontosse, samal aastal, kui Olga sai 70-aastaseks. Oma viimastel eluaastatel külastasid Olgat tema kodus vanad sugulased ja Romanovite dünastia toetajad. Kui tema nõbu, Ühendkuningriigi kuninganna Elizabeth II külastas 1959 aastal Kanadat Briti rahvaste ühenduse juhina, kutsuti Olga samuti sellele üritusele. Selleks ajaks oli Olga teine abikaasa surnud. Pärast aastaid kestnud halba tervist, mis oli ta suuresti liikumatuks muutnud, suri ta 1958 aasta augustis. 2 aastat hiljem, kui ka tema tervis halvenes, kolis Olga koos sõpradega väikesesse korterisse Ida-Torontos. Ta suri varsti pärast seda, 24. novembril 1960, olles 78-aastane, pärast seda, kui ta oli paar päeva varem koomasse langenud. Kuigi ta oli elanud tuhandete kilomeetrite kaugusel oma kodumaast, oli Olga matus, 30. novembril täis leinajaid. Ta maeti puhkama oma abikaasa kõrvale Yorki kalmistule Torontos. Kunstnikuna kuni lõpuni maalis ta väsimatult paberile, lõuendile ja keraamikale, luues oma elu jooksul üle 2000 teose. Tänu sellele ja eriti kokkuhoidlikule eluviisile jättis endine suurvürstinna maha vara, mille väärtus oli üle 200 000 Kanada dollarin, mis tänapäeval oleks umbes 2 miljonit USA dollarit. Tema õde Ksenia suri Inglismaal 7 kuud varem, mis tähendab, et tema lahkumisega novembris suri viimane Vene tsaari laps. Nii et oma elu lõpus ja pärast seda peeti Olgat laialdaselt viimaseks Vene impeeriumi suurvürstinnaks. See oli ühe ajastu lõpp, kui viimane side kaasaegse maailma ja 19. sajandi vana Vene impeeriumi vahel lahkus igavikku. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot suurvürstinna Olga kohta. Loodan, et pidasite seda huvitavaks. Loodan, et olete minu kanalit tellinud ja teavitusmärguanded sisse lülitanud, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igal juhul, see on kõik minu poolt ja näeme järgmises Forgotten Livesi osas. Aitäh!